Sõrmiline. Sõrmiline on siis pilli osa, kuhu sa asetad sõrmed. Vasak käsi ülesse, parem käsi alla. Kas asetad nii või nii või nii või nii? Kohe selgitan. Põhimõtteliselt on vaja sul ju torupillilugusid mängida ja sõrmi kiiresti liigutada. Et sõrmed kiiresti liiguksid, siis nad peavad olema võimalikult vabad. Kuidas sa saad sõrmed vabaks, kui sa pead hoidma ju tervet sõrmilist, puhuma ja pikistama? Selleks on üks väikene harjutus. Pane käed oma külje peale rippu, nii nagu nad loomulikus asendis oleksidki. Ja proovi sõrmi liigutada. See on kõige loomulikum ja vabam hoiak sõrmedele. Nüüd, kui käe tõstad üles, siis seda sama vabaduse tunnet katsu säilitada. Võid vastu pöialt iga sõrmega korra nipsutada, et aru saada. Kui tunned, et kus see vabadus oli, pane jälle käsi siia enda kõrvale ja saavuta see mõnus loomulik olek sõrmedes. Nüüd põhimõtteliselt, kui sa mängid torupilli, siis täpselt samasugune vaba ja mõnus sõrmede hoiak peaks olema ka sõrmilist hoides. Esialgu tundub see väga suur samm, sest et on vaja puhuda, pigistada, siis sa pead veel vabalt sõrmilist hoidma. See võib mõne aja pärast ka loomulikumaks minna, kuid tasub kohe alguses selle peale mõtlema hakata. Põhimõtteliselt sõrmed asetavad sõrmilisele risti sõrmilisega, vasak käsi ülesse, parem käsi alla. Ülesse tähendab minu jaoks, et on kõrgemad noodid, all on siis madalamad noodid. Nüüd pane ka tähele, et sõrmilisel on ees on avad ja ka siin sõrmilise taga on 2 pöidlaava. Üks on siis vasakule käele ja teine on paremale käele. Nüüd kõige esimene noot, mida me paljudes harjutustes mängime, on G. Ja üldse torupill öeldakse on G-pill, sest siin on G-burdoonid ja siit algavad väga paljud lood. Kuidas sa seda G-nooti siis mängid? Midagi muud siin keerulist ei olegi, kui et pöidlad on oma kohtade peal, 3 sõrmeava ülevalt kaetud ja parema käega siis katad ära ainult 1 sõrmeava. Nüüd, kuidas saavutada seda, et sõrmed ei oleks pinges? Kuidas sellest aru saada? Kui sa lähed peegli ette ja vaatad, näiteks, et su sõrme otsad on valged, siis on üsna kindel, et sa pikistad liiga palju. Lase kohe mõnusasti lõdvaks ja proovi uuesti seda harjutust, et sa paned sõrme enda kõrvale rippuma, sõrmed ja käe, ja pane jälle sõrmilisele. Siis järgmine samm. Sõrmilist ei hoita, sõrmedega ei saa katta nende otstega, vaid pigem patjadega, sest otstel ei ole nii palju seda pinda kui sõrmepadjal ja et saaks need sõrmeavad ära kaetud, siis sõrmepadjaga on palju lihtsam. Ja esialgu võid ka neid sõrmeavasid niimoodi näpuga tunnetada. Et kui sa hakkad otsima kohe sõrme otstega, siis võivad juhtuda, et mõned sõrmeavad üldse ei katagi. Paned käe rippu, asetad sõrmilisele, otsid sõrmeavasid ja vaatad, et sõrmed oleks risti sõrmilisega, mitte diagonaalis, katavad ilusti sõrmepatjadega, asetad ka pöidla, kõige loomulikumas asendis, mis võimalik on. Pöialt ei keera sõrmilisega otseks, vaid pigem ka natukene risti või siis diagonaalis hoiad teiste näppude taga. Kui tunned, et see vasak käsi on juba päris mõnusasti ja vabalt sõrmilisele asetatud, siis muud ei olegi kui esimene sõrm paremal käel ja pöial siit katab siis sõrmilise taga olevat sõrmeava. Kuidas edasi juba noote mängida ja skaalat ja survet hoida, vaata järgmisi videosid.